Tere sõbrad, kuidas teil läheb? Siin on pastor Antonio Jr. Ja tänases videos, nagu te juba pealkirjast nägite, tuleb väga huvitav video. Video, millest me sageli ei ole harjunud rääkima. Aga ma rääkisin siin Lamartino Pozzellaga, oma hea sõbraga, ja me arvasime, et see oleks väga oluline, sest nii paljud abielud kannatavad selle seksuaalse valdkonna tõttu. Eks? Ma isegi naljatasin temaga, et nüüd hakkame rääkima kristlikust seksist. Just nimelt, sest see on kristlik seks, eks? Sellel peaks olema teistsugune standard kui ilmalikul seksil, nagu me maailmas oleme näinud, eks? Tundub, et kõik keerleb seksi ümber. Tundub, et maailm muutub aina sensuaalsemaks ja me ei saa sellest rääkimata jätta, eks? Sel nädalal nägin ühe neiu tunnistust, keda tema nõud kodus seksuaalselt kuritarvitasid, eks? Paljude aastate jooksul ja ta polnud kunagi oma peres seksist kuulnud, eks? Ma ei tea, kas see pere on kristlik või mitte, aga täna peab ta loenguid ja peamine asi, millest ta räägib, vanemad räägiksid oma lastega seksist, eks? Sest kui meie ei räägi, siis maailm räägib. Ja me näeme, kuidas pornograafia on kõikjal, eks? See juba valitseb kõike, iga 4. otsingu puhul, eks? See on juba kinnitatud. 4 otsingut Google'is, üks neist on seotud pornograafiaga. Nii et maailm on üles köetud, seksuaalsus on esiplaanil, eks? Nii et me käsitleme mõningaid teemasid, mis on lubatud, eks? 4 seina vahel, eks? Ma sooviksin, et sa räägiksid ka natuke. Enne kõike muud tahaksin öelda, et seks on Jumala kingitus. Seks ei ole. See pole ainult sigimiseks. Kui Jumal oleks tahtnud, et seks oleks ainult sigimiseks, ta ei oleks loonud naudingut. Nii et seks on tegelikult armastuse väljendus. See on suhe, mille Jumal lõi selleks, et seda saaks kogeda liidus. Mehe ja naise liit, kes pühenduvad Jumalale, et elada teineteise jaoks kogu elu. Ja see nauding, mis meil on see, mis meid ühendab. Kui Piibel ütleb, et seks teeb meid üheks lihaks, eks, oma naise. See on sellepärast, et sa lõpuks alistud, sa avad end, sa annad kõik, mis sul on. Sellele inimesele see on suhe, mida sul ei ole. Sul ei ole seda ei lapse, sõbra ega kellegi teisega. Nii et seks on suur õnnistus, seks ei ole patt, seda ei pea pidama patuks. Nüüd ma ei saa olla dogmaatiline, ma arvan, et Piibel ei ole selles osas nii selge. Nii et kui sul on minust erinev arvamus, anna mulle andeks ja tee nii, nagu sulle parem tundub. Aga minu arvates näen ma Piiblis sellele toetust näiteks oraalseksile. Kui Piibel räägib, mees peab nautima naise rindu. Kui sa vaatad rinna eesmärki, see ei ole midagi muud kui imetamine. See on olemas selleks, et toita last rinnaga. Ja seal näed sa Piiblis, kuidas Saalomon ütleb, et mehed peaksid nautima oma nooruspõlve naise rinda. Nii et see on oraalseks ja seega kui see on oraalseks, ma pean oraalseksi lubatavaks. Lihtsalt ma olen kuulnud inimesi ütlemas, et meie suu on ainult selleks, et Jumalat kiita. Jah, nii ka suudlus. Oraalvahekord, kas pole, sest suu on erogeenne tsoon ja suudlemine on imeline asi, sest see on asend, kus sa vaatad oma naise silmadesse või kui oled naine, siis oma mehe silmadesse. Ja sel viisil tekib selline lähedus. Seega ma näen, et oraalseks on piibellik. Ja, Piibel ei räägi sellest, eks? Inimesed jäävad tihti mõtlema, aga mida Piibel selle kohta ütleb? Piibel ei anna kõigile asjadele vastuseid, sest kui annaks, oleks see tohutu raamat, eks? Aga Piibel kutsub meid alati analüüsima, eks? Oma vaatenurgast. Eks? Terve mõistuse järgi, eks? On asju, mis sobivad ja on asju, mis ei sobi. Sa rääkisid rindadest, eks? Aga loomulikult on ka teisi kehaosi. Mis on vagina? Peenis siis. Jah. Ma ei näe probleemi oraalseksi osas. Paljud inimesed hakkavad meid kritiseerima, ütlevad, et ei, see on patt. Filkord, kui see on sinu jaoks tabu, siis jäägu see nii. Nüüd mina isiklikult, ma saan aru, et kui Jumal lõi erogeensed tsoonid, mis ei ole tingimata selle konkreetse piirkonna jaoks, nagu näiteks rinna puhul imetamiseks.
ja seda võib kasutada. Nii et see loob pretsedendi, et me võiksime uskuda, et Jumal lubab oraalseksi selle erinevates vormides, siis veel erinevates. Täpselt nii. Lihtsalt, et avaldada arvamust anaalseksi teemal. Ma arvan, et anaalseks, see teeb haiget. See on viis tekitada suuri haigusi, tõbesid. Sest pärak ei ole selleks loodud, see on minu arvamuseks. Austan sinu arvamust, kui sul on teine arvamus, ära pane mulle seda pahaks. Ja mina ka ei hakka sind sellest hukka mõistma. Ma arvan, et anaalseks teeb haiget. Ja Jumal, see on siit kaudu, vaata. Seksi selleks, et kedagi haiget teha. Nii et inimesed, mida mina usun, on see, et eelkõige peaks valik olema tehtud mõeldes teisele inimesele. Paljud abielud, koguduse abielupaarid tulevad minuga rääkima. Naine ütleb, et ta ei taha anaalseksi teha, aga mees tahab teda selleks sundida. Inimesed, Kristus õpetab meid teisi armastama, soovides neile õnne ja head. Nii et kui su naisele ei meeldi, siis loobu sellest, pole hullu. Nüüd on ka teine pool, eks, Juninho, sest sa mainisid teksti, mida ma tahtsin, et sa loeksid, mis räägib sellest, et on palju naisi, kes mingil põhjusel ei armasta seksi. Ja lõpuks ka, ja ma ei eita seda mees, mitte ainult see. Mõnikord on see mees, kellele ei meeldi ja naisele meeldib. Ja siis lõpetatakse seksimine. Mida Piibel selle kohta ütleb? Jah, see on väga oluline teema, millest rääkida. Sest on inimesi, kes on abielus, aga nad on lihtsalt sõbrad, sest neil ei ole seksuaalsuhet. Nii et paljud inimesed mõtlevad nii, et ei pastor, aga seks ei ole kõik. Aga ma ütlen sulle, see on väga oluline tead. Sest ilma seksita Jumala enda sõna, see näitab, et see annab vaenlasele võimaluse. See on tõsi. Kui sa loed õpetussõnu, siis seal on väga huvitav salm, mis ütleb nii. Vaata, kui mesi puudub, isegi mõru muutub magusaks. Kas sa tead, mida ta sellega öelda tahab? Kui tuua see seksuaalellu, eks, kui seda pole, eks, mis siis juhtub? Isegi see, mida inimene põlgas, inimene hakkab nüüd teise pilguga vaatama, vau, eks, mõnikord, mõni teine. See on isegi veel koledam naine. On ebatavaline, et kole naine saab endale mehe, kellel oli palju ilusam naine. Aga miks? Sest võib-olla ta andis talle tähelepanu, mida tal varem polnud. Sest sellest on puudus, saad aru. Nii et me ei tohi sellised olla. Sulgeda silmi reaalsuse ees, eks. Inimesed ütlevad, ei, aga inimene, kes pettis, sellel inimesel pole iseloomu. On väga lihtne sellist vastust anda, tead. Ja vahel ei ole asi alati selles. On inimesi, kes on kuid ilma seksuaalsuhteta, ilma seksuaalse intiimsuseta. Saad aru? Ja meil on ju ka keha, eks. Nii et meil on see nõrkus ja ma tahan sulle seda kirja kohta lugeda, et sa mõistaksid, et see ei ole mina, kes seda ütleb. Jumala sõna, eks. See on seal esimeses kirjas Korintlastele 7. peatükis, alates 3. salmist, kus ta annab nõuandeid kristlikele abielupaaridele. Vaata, mida ta ütleb. Mees täitku oma kohust naise vastu ja samuti. Samamoodi naine oma mehele. Naine ei oma võimu oma keha üle, vaid mees. Ja samuti ei oma mees võimu oma keha üle, vaid naine. Ärge keelduge teineteisest. Välja arvatud ehk vastastikusel kokkuleppel mõneks ajaks, et pühenduksite palvetamisele ning seejärel taas kokku tuleksite, et saatan ei kiusaks teid. Enesevalitsuse puudumise tõttu, eks ole. Nii et siin ütleb ta kahte asja, eks ole. Ta räägib kahest seksuaalsest küsimusest. Esiteks ütleb ta, et mees ei ole oma keha peremees, eks, vaid tema naine on. Ta tahab öelda, et esiteks ei saa sa mõelda ainult endale, eks. Sa pead mõtlema ka teisele poole. Sa pead püüdma teisele rahuldust ja naudingut pakkuda. Ja mida me kõige rohkem näeme? Inimesed kurdavad. Mu mees tuleb koju ja tahab kohe asja kallale asuda. Tahab ainult ise rahuldust saada. Ainult tema, kes ei võta selleks aega. Ei joali. Ma ei tea. Eelmäng tähendab, kasutab naist ära, kõik saab läbi, pöörab lihtsalt selja ja jääb magama, eks. Täpselt nii. Ja samamoodi ka naine, eks, ta mõnikord mõtleb ainult enda peale ja isegi selles küsimuses, eks. Jah, täna ma ei tee ja jätab tegemata ja mitte kunagi. Alati on väsinud. Ma tean, et mõnikord on see raske. Eriti kui on lapsed, me teame, kuidas see on. Aga peab pingutama heaolu nimel, abielu tervise nimel, saad aru. Nii et ta ütleb nii, ära jäta teist ilma. Ära tee seksistreiki, saad aru?
mõnikord tekib tüli, siis naine läheb, paned teksad jalga, eks, ja jääbki nii tead. peab looma. On naisi, et mees ei kulutaks. kui mees ei osta talle kõike, mida ta tahab, siis seksi ei ole. Pole ju, eks, vaata seda. see on tõesti väga kurb. Siis pärast kaebab, eks. Siis saab see läbi, eks. Kahjuks kui palju suhteid, eks. Lõpevad selle pärast, eks. Ja siis inimesed pole mõtet pärast nutta. Nii et teeme täna oma osa ära, eks. Püüame rahuldada, kas sa oled oma abikaasalt küsinud, vaata, mis sulle meeldib. mis sulle Mida meeldib, ma mis saan sulle teha, ei meeldi. mida sa ei saa teha. nii et rääkige omavahel. Olge üksteise vastu armastavad ja jõudke kokkuleppele, eks, Julio? Jah. Mis iganes teile mõlemale hea on, see ongi kõige tähtsam. Jumala juuresolekul. Jumal. Õnnistab. Ja see Täpselt saab nii. olema võimas. Ja mõnikord, me räägime siin, aga paljud inimeste jaoks te ütlete, oi, pastor, issand alasta, eks. Sest sa oled terve elu kirikus õppinud, et seks on räpane, see on ebamoraalne, saad aru? Nii et palu issandalt, et ta puhastaks sind neist mõtetest, saad aru? Ma ei anna end täielikult oma abikaasale, ma olen juba näinud sellist juhtumit. Ma andsin kord ühele neiule nõu, ta ütles, pastor, ma lahutasin oma mehest, tema lahutas minust, sest ma lihtsalt ei tahtnud temaga seksida. Saad aru, nii et on juhtumeid, kus mõnikord see on ka füüsiline, sa peed arsti juurde minema, et uurida, miks sa ei tunne naudingut. Ma ei tea, kas te seda soovite. mõnikord on see psühholoogiline. Inimene on minevikus traumasid kogenud, mõnikord on teda väärkoheldud või on tal olnud kogemus isaga, kes oli ema suhtes väärkohkev. Tähendab, kõik peab toimuma armastusega. Kui sa oled mees või naine, kelle abikaasa on läbi elanud halva kogemuse, ole kannatlik, ole armastav, palu Jumalalt abi, otsi inimesi, kes saaksid teid nõustada. Tuli meelde üks juhtum, minu sõber kirikust, ta rääkis mulle, eks, et tal oli selles valdkonnas palju tõkkeid. Eks, tal oli eelmisel aastal depressioon. Ja siis ma mõtlesin, mida tal tegelikult vaja on löögastuda, tead. Ja ma ütlesin, vend, osta oma naisele seksikat pesu. Ja ta tead, mis juhtus. Ta ei rääkinud minuga tükk aega. Sest võib-olla ei. Sest mõnikord inimese peas on selline mõte, et seks on räpane, tead. Nii et vahel ma toon ühe näite. Eks? Mõnikord mees, ta mõtleb endamisi, et ma tahaksin nii väga olla oma naisega selles valdkonnas õnnelik, aga kui ma tema lähedale lähen, ta tahab midagi natuke kuumemat öelda, eks. Siis ütleb naine kohe, issand halasta, mis see siis on, eks? Lase Siin mul meie midagi vahel. öelda. Eks, kui sa oled oma naisega, siis ta on sinu abikaasa, ta on sinu kallis. See on tõsi. Jooge koos terviseks, saad aru? Jaa. Kallista teda natuke, ütle talle midagi. Ütle talle midagi toredat kõrva, nii see algabki. Kokkuvõttes, eks. Pole mingit peenutsemist. See on su mees, see on su naine, see on midagi puhast, see on Jumalast abielu piires, eks. Nii et ära karda end anda, eks, sest see on Jumala eesmärk, eks ole. Nii et ma loodan, et sain teie küsimustele vastatud. Alati suure lugupidamisega. Piibel ütleb, et armastus, ta tahab ligimessele head, eks ole. Ja siis hoia alati seda mõtteviisi, ma pean teist inimest rahuldama, eks. Uuri, mis talle meeldib ja ma olen kindel, et te olete väga õnnelikud. Jumala ideaal sinu elu ja sinu abielu jaoks on see, et te täiendaksite üksteist, et te rahuldaksite üksteist. Ärge otsige kolmandat inimest, see rikub su elu ära. Sinu abielu, see ei ole. Jumala tahe kui naabri muru, eks, on rohelisem, tule kasta oma muru, eks. Hakka mõtlema sellele, kuidas ma saan oma abikaasat paremini kohelda, eks. Nagu sõna ütleb, tunne rõõmu oma nooruspõlve naisest. Amen. Sa tead, me vananeme, me ei jää alati ilusaks. Aga kui me armastame, me ei taha kolmandat inimest. Me jääme oma nooruspõlves sõlmitud abielulepingule truuks ja Jumala õnnistusega see saabki nii olema. See saab olema võimas. Amen. Ma loodan, et neile meeldis. Tegin. Palun ära loobi meid kividega, eks. Me oleme tõelised usklikud, aga me jagame seda, sest inimesed tahavad teada, eks. See on tõsi. Kallistused kõigile järgmise videoni.